Isa, me täname issand sõna eest, mida sa täna tahad issand rääkida ja issand, ma palun, et kõik, mis ma räägin ja mis me siin üldse kõik koos räägime, tuleks sinu vaimust ja teeks head tööd meie südamesse ja mis ei tule sinu vaimust, ärgu tehku mingit kurja, ühes korras sisse las läheb ja teisest korrast välja las tuleb või mineb. Ja issand, me anname kogu selle õhtu sinule üle, sina juhi, juhata ja puhasta meie südameid ja meie suud. Isa, Poja, Püha Vaimu nimel. Aamen. Nii, mul sellised mõtted kurja juure küljes, et mis asi on kurja juur. Kurjal on alati juur ja Jumala sõna järgi on kurjal väga ränk juur ja see raha on rahaarmastus. Kurja juur on rahaarmastus ja siis lähemegi sinna juure juurde, paneme kirve kurja juure külge ja läheme uurime lähemalt seda rahaarmastust ja üldse, mis rahaga teha. Meil on siin raha, nii palju, kui praegu veel mammonut on, peame me sellega tegelema. Aga kui see võetakse ära, siis peame jääma ainult usust elama, sest minu õige elab usust, mitte mammonast. Teatavasti majandab seda mammonat, rahaarmastust, suur oma mina mulle endale, kõik siia. Mina mulle endale, see on raha. Ja selline inimene võib olla ennast Jeesusele üle andnud, kuid mitte täielikult. Üks südame pool on ära andmata ja salakavalalt on tema lootus hoopis raha peal. Et tegelikult võta inimeselt raha ära ja siis saad näha, kus näoga ta on. Siis sa saad aru, kas ta lootis oma rahakoti peale või lootis Jumala peale. Inimene, kes joodub Jumala peale, see võib vaadata tühja rahakotti ja ometigi on nägu hea peas, sest ta teab, et teda ei jäeta hätta. Aga kui on lootus raha peal, siis on murelik, silmad on sompus, aukus, raha pole, mis nüüd saab, enam ei ole. Jumal on rahakotis kadunud, siis on loodetud mammona peale. Ja 1. Timoteus 6 ütleb, jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades, seda võib ihaldada, et lausa ihaldada, või ma tahan nüüd teenida, on mõnedki eksinud ära usust. Vaata, kui sa raha tegijad, nad eksivad usust ära. No me teame, meil ei ole nimesi nimetada, kes on hakanud raha tegema ja lõpuks on tegelikult usust läinud. Ei ole enam selle küljes, sest rahal on võimalus sind minema usust. Ja on endale valmistunud palju valu, siis tulebki, põhimõtteliselt valu tuleb sulle sellega. Ja siis on soovitus. Sina aga Jumala inimene. Need, kellel ei ole rahaarmastust, need nimetab Jumala sõna Jumala inimeseks. Kui mul ei ole rahaarmastust, siis ma olen Jumala inimene. Ja soovitus on põgene selle eest. Põgene, jookse ära. Ütleme niimoodi, põgene selle eest ja soovituskiri kaasa, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Ja need on nüüd sellised asjad, mis võidavad ära kurja juure. Kordame, seepärast on see samas kirjas. Õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust ja tasadust. Need on siis kurja juure vastane rohi. Kui sa seda taotled ja siis võitled head usuvõitlust ja hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Ka tunnistus on tähtis. Ja me näeme, et rahaarmastus viib uskmatusse ja lausa valudesse. Ma ei kujuta ette seda valu ja piina, kui see 666 märk tuleb ja on hästi suured kristlased, ütleme hästi suured kristlased, kes on võib-olla õmblenud juba kirstuule ka juba taskud. Ja kui see ühel hetkel kaob ära ja sa oled harjunud sellega elama, sa tead, et valu tuleb. Tohutu valu.
äkki on Jumal kadunud. Kui sa oled, see on niivõrd salakaval, kui sa hakkad selle peal lootma. Aga mõned kindlasti on väga palju rikkaid kristlasid, kes teavad juba seda, et sinna selle peale lootus panna on väga vale asi. On ju ka need, kes on 10 talendi pärijad. Need ongi ette nähtud Jumala poolt, et nendel on rahamajandajad, aga rahal on meelevald anda vale lootust. Kui raha peale loota, siis see on vale lootus. Ta annab sulle mingisugust lootust, mul on tagavaraks. Üks kirja kohta ütleb, et homme võetakse su hing. Mul on tagavarast väga palju ja et laiendan oma aitasi. Ja homme on sul hing läinud, et kuhu siis jääb see, mida sa oled seal kogunud. Ja vale rahu, vale lootus, et ei saaks neile osaks. Ja rahal on vägi teha inimene ka ülbeks. Kui sul raha, me teame väga hästi vanast elust rahapossud, kui on ülbed, ma maksan kõik kinni baarides seal minu arvele. See on ülbus ja selle rahaga kaasneb ka ülbe süda. Siis lähed ülbeks kätte ära. Ja näiteks tõeliselt abivajajatel ütleb ta, mine tööle. Tegelikult sul on anda raha, vaata, kui inimene on vaja abi. Mine tööle, tööta paleegis, siis tead, kuidas raha tuli. Öeldakse niimoodi praktiliselt seal, sajatatakse seal. Inimene tegelikult võib-olla nädalaga näljas juba. Ja saadab inimese minema tühjade kätega. Ja oledki juba ülbe ja rahal on võimalus teha inimene ülbeks. Kui ta seda aru ei saa, et see tegelikult on ülekohtune mammuna ja selle mammuna. Kõik asjad tulevad ja salakavalad võivad tulla sisse. Ja 1. Timoteus 6 ütleb, need, kes nüüdsel ajal on rikkad, näed, ta ütleb, et on rikkad ja need on Timoteusel ütleb, siis selles koguduses olid rikkaid. Muidu te ei oleks seda kirja tulnud, seal olid rikkad koguduses sees. Ja rikkadele anti lausa käsi, et nad ei oleks ülbed. Nägid, et kristlaste hulgas on, kui raha on palju, siis on ülbed. Seepärast seal ütleb, käsi neid, vaata, et sa ei ülbitsesin. Näed, et rahal on mingisugune mõju ülbeks minna. Ülbeks olen siin, mul on, sul ei ole nii ja naa. Ja käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele. Ja näed, vaata, seda ütleb Jumala lastele, Timoteusele ütles käsi, et vaadake, et ärge loodke selle peale, mis teil praegu taskus on. Ühel hetkel on see läinud ja siis, mis te siis teete? Väga karm on see. Kõige parem on, kui sa oled kõik kohad läbi näinud. Oled vaene olnud, oled rikas olnud, oled see, nagu Paulus ütleb, kõik kohad läbi käinud, siis tead. Siis on poole parem elada. Oled puuduses olnud ja siis oskad rohkem Jumalat ka kiita, kes annab. Ja, et ei loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks. Näed, kui meil on toit laual, siis Jumal annab meile kõike rikkalikult. Teame, kui taevalinnud on toidetud ja käsi neil teha head. Näed, nendele rikkadstele öeldakse käsi. Seal ei ole niimoodi, et soovita, et nad teeks midagi head. Seal on käsk, tee head. Kui on raha, tee head seal. Ava silmad. Kui ei oska head teha, pane põlved maha, küll Jumal näitab, kellele head teha. Et nad saaks rikkaks headelt tegudel. Jumal toob kohe välja. Et ei oleks mingi mammuna peal lootmist, et kui sul on raha, et see rikkus, et sa head teed selle ülekohtuse mammunaga, siis see on sinu rikkus. Olla lahke ja helde käega, see on kõik käsk. Ole lahke, ära siin, hoia siin senti ja ole helde käega, anna heldesti, kui inimene vajab. Ja näed, ütled siin ilusti, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis. Selline tegevus talletab sulle aluskivi ehk vundamendi, usu vundamendi. Selline tegevus tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust. Ja mõtle, see on siis nüüd see elu, kus hakkad seda head tegema. Siis Jumal ütleb, siis sa näed tõelist elu. Siis sa näed seda tõelist elu. Seepärast, et nagu me siit kirjast loeme, rikkus pimestab sind ära. Oled pime, kobatsa ringi, üleni raha sees ja siis sa seal võib-olla
mõni läheb juba nii ülbeks, seal Facebookis on näha, et rahavannid tehakse elust, kuivad ja supeldakse seal ja näidatakse ülbelt ennast. Kui issand kedagi on rikkalikult varustab, siis on selleks, et teha selle varustusega head. Nagu me teame, toita näljast, riietada alasti olijat, vaadata vange. Vang on ka see, kes on teemonite poolt vangistatud ja aheldatud. On inimesed, kes on rõhumise all, nendel tuleb head teha. See ei ole nii, et lähme nüüd vanglasse, et seal on nüüd üleni tohutud suured pätid on seal koos, et seal on Jeesus. Ei ole. Jeesus on ainult selle vangi sees, kes on Jeesuse vastu võtnud. Ainult selle vangi sees. Aga kui ma lugesin seda, ma sain aru, et see läheb selle Jesaja kirja kokku, et päästa lahti ahelaid. On inimesed, kes on teemonid, kes ahelas ja vanglates, hingevangis. Meil on vaja siin maa peal finantse, teostamaks Jumala tööd siin maa peal. Selle jaoks on ka finantse vaja. Jeesus ütles, et tema oma hõbe ja kulb, ei ole kuradi oma. Aga mammona on vaimolend, see on vaim. Ja Jesaja 54 ütleb meile kui usklikele, et tee avaraks oma telgipaik, su elamute vaipu venitatagu, ära ole kokkuhoidlik. Ütleb usklikele, ei ole vaja kokku hoida. Vaipu venitatagu, see tähendab seda, et keegi saab külla tulla. Kuidas see, kui vaip on lühike, ei saa külla. Elamute vaipu venitatakse. Telgipaik, siis on telgid, need on majad, ehita üks tuba juurde, et külaliste tuba. Pikend oma telginööre, kinnita vaiu. Ja nüüd ta ütleb, see on Jumal, sa levid paremale ja vasakule. Vaata, meie kui kristlase asi on levida siin. Paremale ja vasakule, su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu. Võt, niimoodi peab tegelikult Kristus levima. Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda. Häbi ei ole vaja midagi. Ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse. See on Jumala tõotus. Sa ei jää häbisse. Ehita ja et oleks vastu võtta kedagi. Vaid unustama noore põlve häbi, ära meenuta enam oma lesepõlve teotust, sest sinu looja on sinu mees. Sinu looja on sinu mees. Vägede issand on tema nimi, sinu lunastaja on Iisraeli püha. Teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks. Jesaja 54:2-5 väga selge ütlemine. Ja Jeesus ütles täpselt samad sõnad. Jumala riik on hapu taigna sarnane. Naine mul teab hästi tainetest, aga ma tean nii palju ka, et kui haputaigen läheb kuskile, siis ta läheb, kõik läheb hapnema, paljuneb ja ta läheb, Jeesus nimetas, ta peab paljunema, kõik läheks hapuks, kuid mitte omast jõust ja rahaahnusest, vaid Jumala püha vaimu juhtimisel. Ja kokkuhoidmine on sellel juhul siin koonerdus. See on kooner siis, kui kokku hoiab. Raha armastus on kurja juur, kuid raha iseenesest ei ole halb, kui seda kasutatakse ustavalt. Selle maailma raha definitseerib Jumal ülekohtuseks. Puhast raha pole olemas. Võib-olla ta tuleb kuskilt tehasest välja anda üks päev puhas ja siis on ta kohe juba ülekohtunud, ta käib seal paaris käest läbi ja ongi juba ülekohtune. Mammona on ülekohtune. Ja kirja koht ütleb Luukas, et ütleb Jeesus seal. Minagi ütlen teile, tehke endale sõpru selle maailma rahaga, ülekohtuse mammonaga. Et kui see saab otsa, näed, see ei jää alles, see saab otsa, teid võetakse igavesest telkidesse. Et kui see saab otsa, siin on öeldud, et ta ei jää alles, selle peale lootmine on otsa peale lootmine, see saab otsa. Seda lihtsalt ühel hetkel ei ole. Kui tulevad märgid otsa, et käe peale, siis on see otsas. Ja siis siin võetakse igavestesse telkidesse. Ja sa pead sõpru tegema sellega. Ja Jumal ütleb edasi, kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas, selles mammonas rahas, mis on siin nii ülekohtune, ei ole olnud ustavat. Kes võib teile kätte usaldada tõelist? Midagi tõelist on tulemas.
Vaata, kui taevasse minnakse 1000 aasta rahuriiki, seal jagatakse ka. Pane talle 10 juurde. Me ei tea, mis autasud meil seal ootavad ees, kui me ustavalt käitume. Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teie kätte? Teie oma. Näed, me saame oma, mis me oleme välja teeninud siin. Ükski sulane ei või teenida 2 isandat. Näed, ta nimetab, et ükski sulane ei või teenida 2 isandat. Mammon on elukas, ta on isand, ta on selle maailma jumal. Ikkagi nii ta vihkab ühte ja armastab teist ja pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata jumalat ja mammonat. On olemas kohe selge pilt. Mammon on lihtsalt võib-olla ilus on nimi kuradile, aga ikkagi see on kurat. Ja kui ta on kurja juur, siis kurja juur on ju kurat ise on ju. Nii. Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned ja nad irvitasid Jeesuse üle. Näed. Siis kui sellist tõde räägitakse, et kuule, sa pead midagi head ka tegema selle ajaga, siis nad irvitasid. See ei olnud öelnud naersid, vaid irvitasid. Irve on ikkagi sükene väga ülbe, sükene irve. Nii palju kui eesti keeles on, see on väga kole naer, ütlen parem niimoodi. Jumal käseb meil olla ustavad selle maailma ülekohtus mammonaga ja see on hoopis teisiti, kui inimene seda ise mõtleb. Maailma inimene süüdistab, et see pillab, ta pillab seal, laristab seal. Kuid Jumal kiidab hoopis sellist käitumist, kui keegi maksab kellegi võlgu kinni. Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peale ta oli kaevanud, nagu see pillaks tema vara, kaebas, sümptomid olid kitsed, ühesõnaga ütleme, koputajad on koputas ja vaata, mis ta teeb. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen, anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui issand võtab valitsemis minu käest ära. Maad kaevatama ei jaksa. Ühesõnaga oli juba nii raha sees, et enam ei osanud isegi jaksata. Järelikult oli ta juba paksuks ennast söönud. Ei jaksanud maad kaevata. Kerjad ta häbenes, näed. Oli juba nii nina püsti ajanud, et ei kerjamad, ma häbenen tead. Et pärast, kuidas nad mind vaatavad, ma olin ikka rikkur vaata. Küll ma tean, mida ma teen. Näed, tuli nüüd tarkus pähe. Et inimesed võtaksid mind vastu oma kodudesse. Ta oli manipulaator, on ju. Mõtles välja, nüüd ma teen nii. Sest Jumal räägib siin mitte Jumala inimestest, vaid maailma inimestest. Ja kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võllased. Esimene selle ütles, kui palju sa võlned mu isandale. See ütles 100 vaati oli. Tema ütles talle, võta oma võladest, istu, kirjuta kähku 50. Ühesõnaga tühistas seal võlgasi. See järel küsis teine. Kui palju sina võlned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisa valitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed, ta räägib maailma lastest, on oma suguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. See räägis maailma olukorrast. Tema tegi seda manipulatiivset, et mitte kaevata ja nii ja naa tehti ära. Meil on vaja uue südamega seda tahta teha. Minagi ütlen teile, tehki endale sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, võetakse teid igassest telkides. Et meil on need rahad selle jaoks, et see pidevalt tuleks käibel ja aitaks inimesi. Jeesus mainis, et maailmaski käituvad mõned inimesed arukalt, tees head. Kogu evangeelium on tegelikult hea tegemiskäsk. Evangeelium ongi hea tegemiskäsk. Ja Galaatia 6 ütleb, vennad, kui inimest peaks tabama mingit üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Kui keegi midagi vajab, siis lähed appi, aitad inimest. Ja nõnda sa täidad siis Kristuse seadust. Vaata, me peame Kristuse seadust täitma.
Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata, aga midagi petab iseennast. Need on enesepetjad, need, kes arvavad, et ma olen seal keegi. Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendast, mitte teistele, sest igaühel on kanda oma koorem. Siin on väga selgelt öeldud, meil on Kristuse seadus, et teistele teha head. Me peame selle seaduse all olema, et see hea tegemine peab olema, et me üksteise koormaid kanname. Seepärast, et Jumal on selle niimoodi teinud. Ta ongi kellelegi pannud häda kaela, et sinu südant läbi katsuda, kas sa lähed appi või teed midagi. Või annad raha või ostad hamburgeri. Või mis hamburgeri? Hamburgerit ei ostagi, lähed ostad prae hoopis. Nüüd vaatame, kuidas saada seda maamonat. Näe, seda on vaja ka saada. Et teisi aidata, et ei jääks süda kinni maamonasse. Ja see on väga selgelt kirjutatud Malakia kirjas, kuidas üldse raha saada. Sest mina, issand, ei ole ennast muutnud. Teie Jaakobi lapsed ei ole otsa lõppenud. Esiteks ütleb issand, et tema pole ennast muutnud. Ja külvi ja lõikuse seadus on jõus. Ja see oli ennem Moosese seadust, seda pole tühistatud. Seda ei ole tühistatud, seda seadust, kümnise seadust. Ja loen selle kohe Hebraste 7. See sama Meldisedek on ju Saalemi kuningas. See on Jeesus. Jeesus ütles Meldisedeki, et sa jääd igavesti preeseks. Kõige kõrgema Jumala preester, kes tuli vastu Abrahamile, kui see pöördus tagasi kuningaid löömast. Ja õnnistas teda. Kellele ka Abraham jagas kümnist kõigest ja kes on, nagu ta nimi esmalt tõlgitakse, õiguse kuningas, siis Saalemi kuningas, see on rahu kuningas, isatu, ematu, suguvõsatu, kellel ei ole päevade algust ega elu otsa, aga sarnaselt Jumala pojaga jääb preestriks igavesti. Siin räägib, et see kümnise andmine oli Abrahamil enne igasugust ja otse Jeesusele. Kõik, mida sa teed issandale, on uuesti testamentis samamoodi. Abraham maksis kümnist ja teda õnnistati. Ja sealt samast kirjast läheb edasi, et kui on puudused, vaata igasugused käed. Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi mu juurde, siis ma pöördun mina teie juurde, ütleb vägede issand. Issand noomib, et kümnise mitte maksjad on taganenud ja noomib neid tagasi tulema. Need inimesed, kes ei maksa kümnist ja nad tegelikult on juba ülisalakabalalt juba lootnud oma mammuna peale. Oi, kuule, ma nüüd 10% ära annan, mis nüüd saab, sest tead, mul ei jätku saias. See on üks suur kuradi vale, ma ise selle läbi olen. Aga teie ütlete, kuidas me peaksime pöörduma. Näe, siis on juba pimedaks. Mammuna on pimedaks teinud. Kuidas me peame pöörduma? Ja Jumal ütleb, kas inimene tohib Jumalat röövida? Jumal nimetab neid inimesi röövliteks, kes ei too vara aita kümnist. Aga teie röövite mind, ütlete, kuidas me sind röövime. Kümnise ja tõsted lõibuga. Ja nüüd on väga karm sõna. Need inimesed, kes puuduses elavad Kristuse jõus. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Näed, Jumal neab ära need inimesed, need, kes kümnist ei too. Siis selgitab Jumal, et kümnise mittemaksjad on needuse all, puuduse all ja annab armu ja korralduse. Tulge tagasi, hakake uuesti maksma. Tooge kõik kümnist täies mõõdus varu aita, et mu kojas oleks toitu. Proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Ütleb, proovige, ma näitan teile, et taevas läheb lahti. Tõesti, ma avan teile taevaluugi ja kallan teile õnnistust küllastusini. Issand lubab kümnise maksjatele avada taevased õnnistused ja ka maised vajadused täidetakse. Edasi ütleb ta veel, ma sõitlen teie pärast rohutirtse. Kui kellelgi on marjapõõsas rohutirtsud asjad, söövad paljaks, siis on see needus. See on Jumala poolt välja saadetud needus röövimise eest. Need ei hävitaks teie põlluvilja. Nende inimeste põlluviljad on sellepärast hävitatud. Et teie viinapuu vilja ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand.
Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand. Siis ta vaatab, kuule, see on vist sellel on asjad issandaga korras, sellel on vili seal väga kasvab seal ja on suur. Et issand, et kohe näha, et tal on jumalaga asjad korras. Veel lubab issand kümnise maksjatele, et nende maad ja põllud kasvatavad head saaki. Esiteks ütleb issand, et tema pole ennast muutnud ja külvi ja lõiguse seadus on jõus, sest see oli enne Moosese seadus, seda pole tühistatud. Ja issand vaatab alati pealt, millise südamega keegi paneb. Markuse 12:41. Ja istudes aardekirstu vastas, Jeesus istus aardekirstu vastas. Vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aardekirstu. Ta vaatab kogu aeg, ta vaatab siiamaani, kuidas see paneb, mis südamega paneb, ihne süda. Seal on väga selgelt, meie süda on täielikult nagu veeojad Jumala eest lahti, ta näeb meid absoluutselt igat motiivi. Oluline on meelsust, sest issand õnnistab rõõmsat andjat. Kurvaga tuled seal, nüüd võetakse viimane ka käest ära. Sellise asjaga ei tasu minnagi üldse. Markuse 12:41 läheb edasi. Ja paljud rikkad panid palju. Paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lestlane tuli, pani 2 leptonit, see oli 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile. Nägi ära, kuidas pandi. Tõesti, ma ütlen, see vaene lestlane pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekistu. Sest nemad panid oma küllusest, teine pani ka kehvusest. Kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Vaatame, kui usaldus oli temal, sellel naisel. Rikas pani oma küllusest, enda omast. Lestlane teadis, et kõik on nii taevaisa oma. Meelsus oli teine, sest rikas ütles, mul on veel seal pööningul on ka raha, sealt võtan, mul viglaga võtta sealt. Ja oma minu enda omast. Vot niimoodi on seal kirjutatud, see on selge, nad panid oma omast, mitte selle, mida Jumal. No teine pani, ma tean, et kõik nii kuulub issandale. Tema käest tuleb ju ka seeme külvajale. Kirjakoht ütleb, et tema käest tuleb seeme ka. See seeme tuleb ka tema käest külvajale. Ja Jakobi loost saab ka väga palju selgust. Jakob aga lahkus Beershebast, 1. Mooses 28. Ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud ja ta võttis selle paiga kividest ühe ja pani enesele pea aluseks ja heitis sinna paika magama. Ma käisin seal Peeteris, Jumala vaim tegi mulle selgeks, andis mulle sükse reema, see kivi oli Jeesus. Me peame ka Jeesuse peale pea panema, põlatud kivi, põlatud oks ja siis hakkan nägema ka õigeid unenägusid. Ja see kivi oli Jeesus ja ta näeb sellist und. Ja ta nägi und, vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulastus taevasse. Ja enne Jumala inglid astusid seda mööda ülesse ja alla. Ta nägi und, nüüd on taevas avatud, taevaluuk on lahti. Malaka kirjas on niimoodi 10 taga, ma avan teile taevaluugi. Ta nägi seda taevaluuki. Taevaluuk oli lagada, inglid käivad üles alla. Ja Jeesus ütles enda kohta täpselt samat asja. Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, Johannes 1:51. Tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala inglid astuvad ülesse ja alla inimese poja juurde. Taevaluugi nägi ka Jakob. Nägi seda samat taevaluuki, mis Jeesus oligi seal. Ja edasi läheb siin ja vaata, issand seisis tema eest ning ütles, mina olen issand, sinu isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sulle ja su soole ja sinu sugu saab maa põrmu sarnaseks ja sa lebid õhtu ja hommiku põhja lõuna poole. Näed, laiendatakse telki. Siiapoole, Aputainas läheb laiemalt. Telgi paiu laietatakse, ära ole kokku hoidlik. Ehita, et saab rahvast täis. Asustad asjad ära. Lõuna poole
ja sinu nimel õnnistavad endid kõik maa suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal. Sa vaata, milline õnnistus on seal taevaluugil. Kõikjal, kuhu sa lähed, ma olen sinuga esiteks, ma olen sinuga, hoian sind kõikjal, ükspuha, kus oled, sa oled hoitud, kuhu sa lähed ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha. Sellised tõotused on sellel kümnise taga. Sellepärast, et kümnises on usaldus. Kuni olen teinud, mis ma sulle olen ütlenud. Ja Jakob ärkas unest ja ütles, issand on tõesti selles paigas, aga mina ei teadnudki seda. Ja ta kartis ning ütles, küll see paik on kardetav. Ta nägi sellist taeva avatud, et see alas teda värinad sisse. See pole midagi muud kui Jumala koda ja taeva värav. Nii ütleski. Ja Jakob nägi taeva luuki avanemas. Ja kui ta seda nägi, andis ta tõotuse. Ja Jakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, millel ta oli pannud enesele peaaluseks, pani selle sambaks püsti ja valas selle otsa oli, ta pani selle paigale nimeks Peetel. Enne aga oli selle linna nimi Luus. Pärast nägemust nimetas ta linna ümber. Ka Jeesus andis uusi nimesi ja Jakob andis siis tõotuse. Jakob andis tõotuse öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida ma käin, annab mulle leiba süüa, riided selga ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on issand mulle Jumalaks ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigeks, mis sa mulle annad, annan ma täpselt 10. Kõik, millest sina mulle annad, näed. Jumal annab nii meile seda asja. Aga Jakobi see tõotus oli väga isekas. Muidugi Jakobi tõotus oli uskmatust täis, argust täis ja kui Jumal on minuga. Ta ju just tõotus, et ma olen sinuga. Ja kohe hakkas kauplema. Kui sa teed seda, mida mina tahan, siis sa saad, siis ma annan, tead, muidu ma ei anna. See ei ole rõõmusandja, see on kauplemine. Alles ju nägemuses issand ütles, et ma olen sinuga. Jakob polnud veel tegelikult Japoki koolmest läbi läinud, sest Japokis murti tema vana mina ära. See oli enne seda, kui ta seda unenägu nägi. Siis oli ta veel mina täis. Ja oma mina täiega veel tal elas seal. Et kivist tuleb Jumala koda, seda ta ütles juba prohvetlikult, sest põlatud kivi on Jeesus, see sama kivi, mille preestid ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Kivisest südamest on saanud Jumala kojad. Me olime ennem kõik kivised südamed ja meist on saanud Jumala pojad. Meil on tehtud lihane süda ja me peaksime tegelikult tahtma ja elama Jumala määruste järgi, mida tema meie käest nõuab. Kokkuvõtlikult see unenägu ja õnnistus oli seotud ikkagi jälle 10-sega ja oluline on ka südame hoiak. Südame hoiak muutus Jakobil siis, kui ta Japoki koolmes maadles Jumalaga ja sai aru, et ja seal ta ka ütles, et ma ei lahku enne, kui sa mind ei õnnista. Ja seal Jumal nimetas ta tema nime ümber. Vaata, seal pani ta seal linna nimed, Luusi nimeks Peeter, aga seal nimetas juba, ütles, et sinu nimi ärgu olgu enam Jakob Petis. Ma praegu annan sulle parajat tõu ja hakkad toetuma minu peale ja löödi puusa liigesesse ja edaspidi oli vaja tal juba Jumala meelevalda, et kõndida. Vägevaks saad siis, kui Jeesus meid nõrgemaks teeb. Nõtrusest saab vägi täielikuks. Ja oluline on südame hoiak. 10. almus on vahend, mis sümboliseerib usku ja lootust. Esiteks, su parem käsi ärgu teadku, mida vasak teeb. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu vasak käsi teadku, mida parem teeb. Et su almus oleks varjatud ja isa, kes näeb varjatud, tasub sulle. Jumal tahab just seda asja, et sina ei teagi mitte midagi. Sina teed selle ära, mis käestakse ja ei ole sinu asi. Sinu asi ei ole, mis selle rahaga teeb, kas sellega tehakse seda, teist, kolmandat. Sina andsid ära ja läinud. 10. on usaldus ja usk. Et kui ma teen seda rõõmsalt, siis usu kaudu on mul lootus taevaluugile ja kõigile heale, mis issand annab. Kõik inimene
kui inimene ise aitab kedagi rahaliselt, siis on see ju sul teada, kuhu see läheb. Ja inimene on selle mammona valitseja. Kellelgi on abi vaja, oota, ma kohe avan oma rahakoti, maksan selle abi. Siis oled sina tegelikult valitseja, sina tahad seda teha ja seal ei ole midagi halba. Aga Jumal on määranud selle asja kümnise selliseks, mida sina ei tea. Sa ei tea, mis asi, sa paned sinna kasti, aga sina ei tea, kuhu see raha läheb. Sina ei tea, see on seal kastis või paned kasti või kuskile, kuhu sa kümnist maksad. Ja siis sa loodad, et taeva luuk läheb lahti. Vaata, see ongi usk ja lootus, et nüüd ma tegin oma töö ära ja nüüd on Jumal teeb oma töö. Ja kui sa kümnisega lihtsalt annad ja ei tea, mida sellega tehakse, sa lihtsalt usud ja sinu osa on tehtud ja Jumal teeb oma osa alati siis ära. Need rikkad tahavad ise majandada ja rahaga andes, aga ära oma nägemise järgi, kuhu nad ise tahavad, neil on kalduvus oma käsivarre peale loota. Sellisel andmisel ei käivitu usk ega lootus. Kui lootus läheb oma käsivarre peale, oled sa automaatselt needus all. Jeremiia 17 ütleb, needud on inimesi, kes loodab oma käsivarre peale ja kelle süda lahkub issandas. See on moodus süda ära lahkuda issandas, kui ise tahad majandada. Jumal on see, kes majandab. Nad andsid, tegid head ja jäi endale ka. Kõik on hea ja peabki olema, kui issanda õnnistused taeva luugi näol on seotud just sellega, sellise andmisega, mida sa ei tea, kuhu see läheb. Ega saagi teada, kui sa usud, et saad õnnistatud, sest täitsid issanda käsku. Sellised mõtted tulid mulle hommikul, panin kirja. Ja niimoodi ta tegelikult ongi, et issand õnnistab heldelt andjat. Amen. Issand anna meile tarkust ja armu ka heldelt anda. Ja ka kes väga palju kuulavad ka YouTube'i vahendusel, siis neid raha ja mammona jutlus ei ole palju, seepärast, et see on niisugune piinlik tegevus. Aga Jumal tahab sellest rääkida, seepärast see on piiblis kirjas. Ja inimesed tahavad õnnistatud saada, mina tahan õnnistatud saada ja ma tahan, et telgivaiad ka lähevad laiemaks ja nii nagu kirjutatud on, seepärast see on tõotus. Ja ma väga tänan Jumalat, et meie koguduses on inimesed väga lahke käega. Ma väga tänan Jumalat ja kõik on kogenud kindlasti ka õnnistusi, kõik on kogenud taeva luuke. Ja ma soovin, et ka kõik teised, kes kuulevad, võiksid kogeda taeva luuki avatuna ja inglid üle pealt alla käivad ja iga kui palvet kuuldakse ja lihtsalt hüüad oma aastuses ja sul kuulad, just hiljuti oli. Aastuses hüüad ja ülistad ja palvet kuuldi kohe, ei pidanudki ootama ülikaua aega. Palve läkski üles. Tänu Jeesus. Isa, me täname, kiidame issand Jeesus targa sõna eest, isa, me täname, et sina oled issand meie varustaja, Jehova meie varustaja, Jehova meie ravija, sina oled kõik issand, sina oled seemet ja issand, sina vaatad ka meie südame, õpeta meid issand Jeesuse olla lahked ja andja südamega ja mitte kitsipungid ja isa, me väga palume issand Jeesus, et me ei loodaks mitte mingisuguse mammule peale, mingi kurja juure peale, vaid ainult sinu käest ja sinu käest tuleb kõik täiuslik kink issand. Et iga hea and ja täiuslik king tuleb taevasel isalt, kus ei ole mingit muutust ega varjutuste varju. Isa, sündigu meile niimoodi, Jeesuse nimel, aamen. Nii, ja nüüd palun kokku korrenduse.